Kas sa nagu annad mulle äkki mingi vihje, mis sa võttis mulle? Ma nagu üritan nagu seda kõike läbi mõelda. Aga see oleks nii Kaisa, see oleks nagu nii tema mugavustsoonis. Ja ma ei tea, kas ma tahan teda nii mugavalt, see nagu mugavalt nagu panna tunda. Mul juba see nagu pärdas nii väga. No nii! Okei. Teeme nii. Tere kõigile, tere tulemast tagasi minu kanalile. Kui sa oled uus, siis tere, minu nimi on Kaisa ja mul on ülihea meel, et sa oled jõudnud siia. Tänane video, ma arvan, et me mõlemad oleme üli elevil selle pärast. Nimelt, paljud teist võivad teada minu parimad sõbrannad Kaisat juba varasemast videost, mida me filmisime päris ammu aega tagasi. Ja nüüd me oleme juba päris tükk aega üritanud mõelda, et mis videod me võiks jälle koos filmida. Ma olen vaadanud YouTube'ist väga palju viimasel ajal challenge-eid ja siis mul tuli ette siuke challenge nagu my boyfriend picks my outfit, my friend picks my outfit. Siis ma mõtlesin, et oh my god, see on üks ülihea video, mida Kaisaga filmida. Ja miks see on hea, sest et meil on tegelikult, me valime väga sarnaseid riideid, aga me paneme need täiesti erinevateks komplektideks kokku. Mis on meie erinevus veel, ma ütleks, et Kaisal on nagu rohkem seda, et tal tuleb pähe nagu mingi full outfit'i idee nagu mingi, et mingi see ja see asi koos, aga mul nagu otseselt ei tule nagu mingit outfit'i ideed niimoodi koheselt pähe, et ma teaks, mida ma lähen ostma näiteks ülikindlalt, vaid ma lähen poodi ja siis ma vaatan, see on mingi äge asi ja siis ma hakkan mõtlema, et mida ma saaksin selle ühe ägeda asjadega nagu kokku panna enda garderoobist. Ehk siis mul alles siis tekib see full outfit'i idee, nii et see tänane video on minu jaoks nagu veits anxiety, nagu ma olen ülielevil. Aga ma olen nagu, et oota, ma pean nagu full outfit'i kokku nüüd panema nagu päriselt. Me põhimõtteliselt teeme ausat mängu. Ehk siis me valisime välja ühe poe, kus me tohime outfit'i valida, milleks on Reserved, nagu paljud teist võivad teada, mis pood see on, eks ole. Sest see tundus kõige universaalsem, kust me võime mõlemad leida nagu asju, mis meile meeldib. Siis meil mõlemal on aega tund aega, et see outfit kokku panna. See peab olema full completed outfit. Ehk siis kõik nagu jalanõudest kuni aksessuaarideni, kõik. Ja me lähme eri aegadel poodi, ehk siis Kaisa alustab, tal on tund aega, et valida välja need asjad, siis lähen valin mina välja oma asjad ja me näeme neid outfit'e alles siis, kui me need selga paneme, ehk siis kui me oleme tagasi siin minu kodus. Nii et ma arvan, et see tuleb väga põnev, ma loodan, et teil on seda huvitav vaadata ja ma loodan, et teile täiega meeldib see video. Ja kui teile meeldib, siis kindlasti pange sellele like, siis ma tean ja siis me äkki Kaisaga teeme veel selliseid videosid, sest et minu arust see oleks nii põnev, kui me hakkakski Kaisaga selliseid videosid tegema. See oleks täiega huvitav nagu series niimoodi ja jätke siis juba kommentaar ikkagi ka, et nagu veel kindlamalt anda meile teada, et me tahame veel seda näha. Jah, see oleks lihtsalt nii palju abiks. Aga davai, me tõmbame otsad kokku, me lähme poodi ja siis te juba näete, mis seal juhtuma hakkab. Davai. No nii, lähme siis Reservedisse. Mul on täiega nagu elevus ja anxiety sees, sest et ma ei tea üldse, mis siin on. Aga ma arvan, et ma hakkan seda poodi nagu lihtsalt nagu läbi võtma, et teen nagu mingisuguse tiiru siukse peale. Ma ei tea, kas ma võtan kohe kätte asjad, mis mulle meeldib, ma ei tea. Igatahes lähme ja vaatame siis. Tegelikult mul on nagu mingi idee ka. Ma seivisin endale nagu mingid pildid, et mingisugune mantel äkki. Siis ma tahaks siukseid chunky tosse, sest et ma ei ole Kaisat siukeste suurte tossidega näinud. Ja minu puhul see on nagu, ma käin kogu aeg sellistega. Ja siis kas teksad või mingid riidest püksid ja midagi sellise vibe'iga äkki. Aga oleneb sellest nagu, mis siin on ka, ma ei tea täpselt. Vaata, kui lihtne võtta üks kleite asi ongi. Ja ei, see on liiga lihtne. Võta kõik selle, lähed seda värvi mustriga. Ja kõik selle leopardi mustriga. Siuke nagu casual, aga samas nagu saab olla ka rohkem put together. No ma jätan need kätte enda. Seelikut ma ei ole väga ette kulutanud. Pigem vist ei vaata seelikuid. Seelikud jätame kõrvale.
statement piece. Aga ma ei kujuta ette, kas Kaisa kannaks seda peale seda, kui ta on selle video jaoks seda selga proovinud ka nagu. Siis kannaks mina seda? Mina kannaks seda. Ma jätan selle meelde igatahes. See on väga ilus. Ma nagu üritan nagu seda kõike läbi mõelda, et nagu mida siis nüüd nendest alumistest osadest valida, mis läheks nagu mingi siukse mantliga kõige paremini, mida ma sinna jala otsa panen. Ja siis mul on vaja veel bluusi või kampsunit või midagi ka. Äkki ma peaksin ikkagi need nahksed retuusid võtma, sest siin mitmel inspiratsioonipildil, mis mul on nagu siuksed nahksed retuusid, siis siuke see beige mantel ja siis mingi pusa näiteks või ka kampsun. Mulle meeldib see seelik ja ma kujutaks seda ka ette nagu nende tossudega. Aga äkki see tuleb liiga Kaisa stiili. Aga äkki tal juba on nagu kõik need asjad olemas ja siis ei ole huvitav. Sest et ma tean, et tal on ühed nagu tal on kahed nahkse välimusega püksid, mitte päris sellised, aga nagu taolised. Ma tean, et ta ei käi seelikuga üldse, äkki ma peaksin selle seeliku võtma, sest see on teistmoodi. Aga ma ei tea ju, kui hea see välja näeb nagu lõpuks kõik kokku. Nii, okei, proovime envisionida. See seelik, nahkseelik on ju. Nii vaatame, kui pikk ta on. No Kaisa on natuke lühem. Ta ikkagi miniseelik on ju. Siis see seal peal. Valged tossud all. Mingisugune väike kott. Aga mis see ülemine osa siis peaks olema? Mingi kas T-särk või äkki kampsunit ma ei kujuta nüüd siia enam ette. Okei, valge T-särk. Valge T-särk, valged tossud. Mingi vöö. Ja nagu mingi must kott. Ja see on nagu valge, must on ja siis see beige mantel. Okei. Teeme nii. 10 minutit aega jõudnud. Ja ehteid, kotti, vööd. Ja noh, valget T-särki vist siis ei ole. Ja jalanõusid pean küsima Kaisa suurust. Okei, ma tahaks näha, kuidas see kinni on, aga no ei näe. No, ma arvan, et see sobiks. Ja nüüd on vaja kott leida kuldse detailiga siis, sest see on kuldne. Ma ei suuda otsustada, kas see on äge või see on liiga väike. Peavõru nahast äkki. Aga kui pusa on, siis see nii väga ei lähe. Kui oleks kampsun, äkki ma peaks üldse valge kampsuni võtma. Kas siin on sellist valge kampsunit? Kaisa helistab. Jaa. 5 minutit veel aega. Oi, väga hea. Super, amazing. Okei. Davai. Mul juba seda puperdab nii väga. Ma tahaks nüüd valge kampsuni veel kiirelt leida äkki valikusse. See on selline kreemvalge. Ja ma ei tea, kas see läheb nende tossudega nagu, kuna väga valged. Kas ma panen pusa ja seeliku ja tossud. Või ma panen kampsuni ja seeliku ja tossud.
outfit on koos, ongi vaja ainult müts ja sall vaadata, kui ma tahan. Ei, mütsi ei taha, sest ma võtsin peavõru. Salli võib-olla. Ma mõtlen, et kõik on meil väga neutraalne. Must, beige, valged. Et kas võtaks äkki mingi sinise salli siia, mis annaks nagu mingi värvi juurde. Ma nägin seal ennem ühte. Või peaks jätma neutraalseks, võtma mingi beigi või musta salli. Kas see? Ma ei julge praegu vist riskida, sest mis siis, kui ma võtan selle sinise, arvates, et see on hea, aga siis see rikub äkki kogu selle outfiti ära, sest see on nagu liiga lambist. Mul jõudis see idee nagu nii mitu korda muutuda selle tunni aja jooksul, aga ma olen lõppkokkuvõttes väga rahul sellega, mis kokku tuli. Ma ise kannaksin seda outfiti. Ma usun, et Kaisale meeldib ka see outfit, sest et see ei ole nagu väga nagu siuke üli out of the comfort zone. See on nagu siuke ilus fall outfit. Nüüd on minu kord ja ausalt öeldes selle aega, kui Kaisa oli poes, siis ma jõudsin higistada oma särgi täis, mis nagu tuletas mulle meelde, et ma ei pannud ei deodoranti ega lõhnaõli peale ja ma reaalselt olen nagu veits siuke sweaty mess ja veits nagu anxiety, sest et ma nagu tahan midagi head talle valida ja mul on nagu mingid ideed olemas, aga mul on tunne, et need jõuavad muutuda ja mul ei ole tegelikult täpselt kontseptsioonist, ma ei ole kunagi nagu me leppisime kokku, me ei vaata, mis siin on, ehk siis tegelikult ma ju ei tea, mis riided siin on. Nii et nagu davai, lihtsalt lähme vaatama tund aega, ma usun, me saame hakkama. Ma võtan mingi 10 minti, et vaadata kõik asjad läbi ja siis nagu hakkame kokku panema midagi. Nagu ma üritan saada aru, mis vibe'id siin nagu on. Mul on midagi sellist. Ma tean, et Kaisal on selline must jakk, aga nagu ma ei kujuta ette, kas ta üldse kunagi võtaks sellise värvi. Aga ma arvan, et me võtame selle kaasa ja paneme selle nagu, aga ma võtaks tegelikult L-suuruse. Sest vahepeal, kui sa nagu võtad outfit'e, siis mulle meeldib sügisel kanda rohkem oversized asju ja ma arvan, et see sobiks Kaisale ka nagu rohkem. Kas see võiks nagu olla teema, aga? Ma arvan, et see võiks teha ka siia olla teema. Samas. Ja mul tunne, et see oversize, nagu see suur kott lihtsalt läheb, nagu see on rohkem obnoxious. Tahaks talle midagi, mida ta nagu saab veel kanda ka, et ma ei võta nagu selle üheks korraks ja siis ta nagu kannab ära ja kõik. Ma tahaks, et see oleks actually midagi, mis nagu talle võiks meeldida. Kaisa peaks kandma mingi 34, see on 38, holy crap, ütled siin ei ole. 6, 34. What do you think? Kas nüüd läheks siia olla? Tunne, et ma teachin varsti selle jaki, sest et mulle meeldib nagu see rohkem. Aga see on nagu liiga casual äkki, ma ei tea. Kas sa nagu annab mulle äkki mingi vihje, mis ta võttis mulle või? Ma võtan lihtsalt selle kaasa, sest mul on tunne, et see võiks näha väga lahedam selles välja. Ja seda ma isegi just ei võtaks suuremat suurust, sest ei tegelikult äkki peaks võtma. Ei tea. Okay. Nüüd oleks nii tema mugavustsoonist väljas nagu, sest et ta ei kanna üldse kontse. Aga ma tean, et nagu ta võiks kanda, nii et nagu oleks juba päris coolid. Tead, riskime veidi. See on 39, tal on 40 jalg minu arust. 39, 38. Tahan talle mingit crop topi vist. Mingit siukest nagu basic crop topi, mida saab nagu kõige alla panna. Aga nagu mis oleks veits siuke edgy. Ja ma loodan, et me võime need siia jätta. Oot selle või? Vaata, mitte sellega eest. Ma pole ainuke, kes cheatib, okei. Mis sa arvad, kas keegi võtab need ära, kui ma siia jätan? Ja ikka. Kuna ma arvan, et ma teen selle koti ümber terve outfiti, siis me põhimõtteliselt nüüd hakkame selle järgi vaatama outfiti. Edu mulle.
minu arust nagu need lähevad ülihästi, onju. aga ma kardan, et need püksid siia alla ei sobi väga hästi. et siin all võiks nagu midagi muud olla. kuid samas need selle pükstega läheks ülihästi kokku. aga siis ma kujutaks ette, et siin on pigem need sinised teksad all. kas ma võtsin üldse mingid sinised või? võtsin kõik, teadsin. näiteks need teksad selle all. aga ma kardan, et see jääb liiga tavaline talle. mis jakki ma siia peale, kas see peaks hele jakk minema äkki peale, nagu mul endal on põhimõtteliselt? mulle täiega meeldib see jakk, aga mul on tunne, et ma selle panen tagasi, sest et idee on, kas ülikoosi ja võtta siia mingi tore jakk peale ja ma tegelikult tahaksin leida mingi pruunikama koti, aga ma näen, et kõik on mustad, nii et ma peaks veits nagu vaatama. aga igastahes see on üks mõte, aga see oleks nagu siuke cozy vibe, nii et kas ta võttis mulle midagi cozy't või? no tema kannaks neid ja võttis. no ma kannaks ka neid. kui ma võtaks selle, siis ma võib-olla paneks nagu mustad kingad siia juurde, sest sügis on, vaata. kui ma võtaks selle cozy, mis läheks sellega, siis ma võtaks need tossud sinna juurde ja ma tean, et ta kannaks neid, paneks siia mingid ägedad ehted juurde, mingi mõnus ja ülisuure nagu jaki. ja näiteks mingi crop top, et kui ta võtab ära, siis seal all on nagu ikka mingi lahe nagu outfit peidus. ma arvan, et siia äkki ma paneksin selle musta sellise variandi. see näeks ülihea välja, ma arvan. aga see oleks nii Kaisa, see oleks nagu nii tema mugavustsoonis. ma ei tea, kas ma tahan teda nii mugavasse nagu mugavalt nagu panna tunda. ma tahaks võtta küll talle rohelist, aga ma tunnen, et mustast ta saab nagu rohkem juussi. pluss, mida mina alati joopetöös otsin, on ka puud Eesti ilmaga teades. ja ma usun, et ta saaks ta nii palju nagu kanda. nii et võtame selle. ma panen I am stressing out. Need on täiega Kaisa stiil, aga nagu ma ei feel'i ise neid, siis ma ei tea, kas ma tahan talle neid jalga panna, sest ma ei taha ju, et nii oleks. jah, davai, tuleme tagasi selle idee juurde, enne mul on bluusi vaja talle, sest kui meil bluusi pole, meil pole outfit'i. Ma olen tegelikult ainult selle vahel, et kas ma toon ta mugavustsoonist välja ja panen talle siukse sportliku topi sinna alla, sest mis idee on, ma panen talle selle cozy fluffy jaki selga, ma panen siia mingid ägedad kuldehted, ma ei saa kuld panna, sest siin on hõbese. Vaatame, mingid ehted siia juurde selle kotiga, sest see teeb rohkem nagu dressiks selle, siis need mom jeansid, niisugused nagu veits tuhkunud hallid, sest see toob siukseks casualiks. Ja nüüd ongi see, et ma panen siia jaki peale ja ta võtab selle ära, siis nagu kas ma tahan, et tal oleks midagi sellist ja mingi ülilahe jakk peal, mingi bomber äkki, või ma tahan nagu siuke safe must. aga kas see oleks liiga nagu... ma arvan, et võib-olla isegi tuleb see kott. Tal ei ole valget kotti ka, ma tean, nii et nagu see oleks perfektne ausalt öeldes. Piini. Tal ei ole ju kõrvarõnga auke, see on veits jama. Ja tal ei jää väga nagu seda kaelakeelt nii näha, ainult siis, kui ta võtab selle jaki ära. Palun ütle, et ta võttis mulle need. Võib-olla mingi klassikalised hõbedad. Kui siin oleks mingi kuldse siukse detailiga, võib-olla need oleksid nagu kõige mõistlikumad. Võtvad on. Kaisa on siuke väike ka. Kas sa kujutaks ette teda nendega? Kott, mille ümber me hakkasime alguses kõike seda ehitama, läheb välja. Kes oleks arvanud, aga igastahes see kott andis mulle inspiratsiooni, et lõpuks panna see kokku, nii et selles mõttes see täitis enda töö. Aitäh sulle! Ilusat päeva! Thank you, reservet!
nii. Kas sa arvasid midagi sellist? Ei. Absoluutselt mitte. Mis su first impression on? Et see ei ole üldse mina. Aga kusjuures muidu Niksis tüdrukud ütlesid, et just, et nemad tundsid, et nagu sinulik. Päriselt, ma tunnen, et see pole üldse sinulik, aga nagu see ongi nagu huvitav. Aga see kampsu, mul on tunne, et... Väga sarnane, mis sul juba on või? Ei, ma täiega meeldib see kampsun. Ja. Kampsun on nagu mega. Siin all tegelikult saab nagu mitut moodi kanda, vaata. Et ilma kampsunita ka. Ja siis saab sellega aine. Tundub, et meil on sama maitse nendes. Aga ma arvan, et ma nüüd lihtsalt seda outfiti paremini. Te võite siseneda Kaisa ateljeesse. Ma ei tea, kas te olete valmis selleks, tahate sneak peeki või? No nii, samad jalamad. Jep. No jaa, selles mõttes see on nagu mina. Ma vaatasin seda sama kotti. Vaatasid? Musta värvi küll. Aga jaa. Very cool. Ahah, siuksed piksid nüüd, jah? Oh my god. Seal all on veel bluus ka, mis siis sinna käib. No, see on very me. Mul on midagi sarnast juba seljas. No ma saan aru, miks see müts siin on vajalik, eks ju? Nii, ma räägin teile siis väikse intsidendi. Tegelikult me just sõitsime tagasi Ülemistesse, sest ma võtsin selle mütsi, aga seda ei olnud siin kotis, kui ma lahti pakkisin asju ja ma mõtlesin, et ma ise... Kuskil ta vahepeal pudenes siis või? Kuskil ta on, ma ei tea. Nii et ma tänan Reservedi tiimi, kes on nii mõistav ja nad andsid mulle selle uue mütsi. Aitäh teile, te pääsite tõesti minu outfiti, sest ma tunnen, et see müts tõmbab lihtsalt kõik kokku. Tavai, paneme selga. Me paneme nüüd selga, et te näete final lookid ära. Nii et, tavai. Ma loodan, et teil oli seda videot sama lõbus vaadata, kui meil oli seda filmida. Ja ma ei tea, kuidas Kaisaga lood on, aga minu jaoks oli see ootamatult pingeline. Nagu ma arvasin, et see läheb palju lihtsamalt, aga arvestades, et ma ei ole väga ammu enam käinud poes lihtsalt vaatamas riideid ja valimas outfite, siis ma ütleks, et see oli päris nagu raske. Tead, mina ütleks isegi vastupidi, ma olin nagu valmistunud hullemaks pingeks ja tegelikult ma ütleks, et see oli nagu isegi lõbusam, kui ma arvasin ja ma kartsin, et sellest tunnist ajast jääb väheks, aga tegelikult me mõlemad jõudsime täpselt nagu selle tunni aega valitud ikkagi ja olime oma valikutega nagu rahul ka, et ei olnud seda, et ma haarasin mingi suva asjad, on ju. Et selles mõttes täiega nagu lõbus oli. Ja siinkohal me tahaks täiega tänada Reservedit, kes tuli selle videoideega kaasa ja kes oli nõus laskma meil oma poes filmida ja sponsoreeris seda videot oma riietega. Nii et aitäh teile, you are amazing. Ja nüüd siinkohal me tahaks ja paluks, et te annaksite oma hinnangu nendele outfitidele ehk kelle outfit teile rohkem meeldis ja kuidas nad ütlevad seda, sest et me oleme mõlemad Kaisad ju. Äkki, ei, pigem öelge, kas teile meeldis seelikuga outfit või pükstega outfit? Nii on kõige lihtsamist. Kui teile meeldis see video, siis kindlasti pange sellele like, sest siis ma tean, et me Kaisaga võib-olla tulevikus teeme veel selliseid videosid ja ära unusta subscribe'ida, kui sa tahad veel lahedaid videosid näha tulevikus. Ja sellega ongi vist siis kõik. Jah, sellega on kõik. Meil on väga hea meel, et seda videot vaatasite ja näeme juba varsti järgmises videos. Bye! Laying on the beach with sunlight in my eyes, laughing with my friends under the sky.